sa pead suutma luua kompetentse ja see on pööraselt raske, sellepärast, et nagu sa ise oled ka mitu korda öelnud, et tegelikult väga häid inimesi kokku tuua, see ei ole kõige lihtsam ja sa pead paratamatult looma teatud kompromisse. Ja muidugi oluline on see tegelikult, et see on hea, kui igas meeskonnas on üks täht. Aga see on väga halb, kui neid tähti on liiga palju. Ja see on jälle toetades ühele uuringule, et sõltumata organisatsiooni suurusest, kas 5, 50 või 5000 inimest, tegelikult saab üks inimene tõeliselt särada ja kanda väärtusi. Riigi puhul on samamoodi, 1,5 miljonit inimest saab olla üks president korraga. Ja see võti tegelikult ongi see, et kuidas sa suudad panna nagu meeskonna niimoodi toimima, nagu Madonna näiteks, et on üks täht laval, eks ole, aga tegelikult on seal väga palju inimesi, kes garanteerivad selle, et see show läheb edasi. Et ma arvan, et tegelikult loominguliste ettevõtete põhiasi ongi see, et kuidas see meeskond panna selle artisti jaoks tööle ja kusjuures sageli see artist teeb kõige vähem tööd. Selles mõttes kõige vähem tööd, et ta konkreetse actioni jaoks pingutab võib-olla kõige vähem, et president ju ainult käib ja räägib, eks ole. Avab ja ütleb, aga seal on see sõnum, mis läheb edasi. Aga mida see staar siis endas kujutab? Kas ta on väga hea ideede generaator või mis on ta roll? Staar on see, kes, kuidas nüüd öelda, tegelikult see on väga lihtne. Staar peab meeldima. Ja on osad inimesed, kes teistele inimestele ei meeldi ja nad ei saa mitte kunagi staariks. Võtame poliitikas. Sa näidet too palun? Ei, ma ei too, aga võtame poliitikas, et seal lihtsalt on selline paratamatus, et osad inimesed meeldivad inimestele ja teised mitte. Ja kusjuures mõni nendest, kes nii väga ei meeldi, võib-olla oluliselt intelligentsem, targem, tublim, korralikum. Nii et ma arvan, et see on mingisugune fluidum, mingi niuh. Tähendab, ta roll on siis vedada teisi või nagu kirgastada või mis? Tegelikult juhtida, aga juhtimistiilide kohta ka ma olen siin lugenud mitu raamatut läbi ja need on pööraselt erinevad. Kui sa võtad ettevõtete lood, siis tegelikult ei saa öelda, et see töötab või see töötab. Ja siin Hansas Luigega ükskord istusime ja arutasime seda asja, siis me jõudsime niisugusele järeldusele ühiselt, et tegelikult võib olla kehtida ühel ajal mitu tõde. Ja need tõed võivad olla vastuolulised. Õige. Ja kui sa sellele mõtled, siis tegelikult see võib olla, et see on nii, aga see võib olla, et see on ka nii ja need omavahel ei pruugi üldse mitte sobida. Võta sa kinni, kus see tõde on. Staari puhul on sama lugu, et väga raske on öelda, miks keegi on staar.